olin parajast jalgrattaga 3. tiiru ümber maja tegemas, kui järsku kogemata ühele suurele kivile otsa sõitsin ja koos rattaga ümber kukkusin. Küünarnukk oli marraskil ja isegi verd hakkas natuke tulema. Ma julgenud seda vaadatagi. Ema kuulis mu nuttu ja tuli õue. Kärt, mis juhtus? Ma kukkusin rattaga kummuli ja mu käsi on katki. Las ma vaatan. Kärt, see ei ole väga hull. Näe, me paneme siia ühe suure puhta teelehe peale. Niimoodi. Mis jaoks? Sellepärast, et teeleht on ravim taimkärt. See aitab verejookse peatada. Natukese aja pärast oligi valu peaaegu üle läinud. Järgmise päeva hommikul näitas ema mulle, kui palju on tegelikult meie aias ravimtaimi. Emal ja minul olid seljas lillelised kittelkleidid ja peas valged rätikud. Ai, mis nüüd? Nõges kõrvetas, paha nõges. Ta ainult kaitseb end nii sinu eest. Las ta kõrvetab, see on nahal isegi kasulik, seletas ema. Kas sa tahad öelda, et kõrvenõgesed on ka ravimtaimed? Täpselt nii. Nõgestest tehakse teed, vihtasid, salatit ja isegi suppi. See tugevdab verd ja aitab paljude haiguste vastu. Ema, vaata, pisikesed karikakrad. Need on hoopis kummelid, Kärt. Nuusutasin ja neil oli tõepoolest hoopis teistsugune lõhn, palju magusam, nagu minu šampoonil. Aga milleks kummelid head on? Kummeliteed juuakse näiteks köha, hambavalu ja põletike puhul. Samuti valmistatakse sellest salve, kreeme, šampoone ja palsameid. Maja taha jõudes kuulsime suminat. Mesilased olid terve meie õitemeres pärnapuu hõivanud. Pärna õisi peame hiljem korjama, siis kui mesilased juba magavad. Kas teadsid, Kärt, et pärnaõie kompressi kasutatakse tedretähtedest lahti saamiseks? Oi, mina küll oma tedretähtedest lahti ei taha saada. Seda ma arvasingi, naeris ema.